tere, Tere, tere. tere üle tüki aja, meil tuli nüüd väike suvepaus vahele. Jah. Et tundub, et peame tulema suvepuhkuselt ära, sest ma tunnen puudust ja need on nii ägedad saated, et no kaua sa niimoodi puhkad. Ja meil on vaatajad ka juba küsinud, et noh, millal järgmised saated tulevad, nii et täna esimene saade peale suvepuhkust. Me testime Eveliine internetti. Ta sai uue taldriku. Ja, ja selle tuligi, me hakkasime Laglega täna omavahel natukene rääkima ja siis tuli idee, et täna võiks siis teha saate teemal uus reaalsus. Ja siis ma saan kohe, enne kui Lagle reaalsusesse või kõigepealt äkki räägi sa, mis sul toimub ka seal päris huvitavaid asju praegu. Ja mul oli lihtsalt hästi põnev see, et ma näitasin Eveliinele siit aknast, kuidasmoodi päike loojub ja kuidas siin roosid kattuvad uduga ja siis ühe korra vaatan, et reban on akna taga ja toimetab mul lihtsalt terrassi peal. See oli no nii kummaline, et mind viimasel ajal väga üllatab see, et loodus on kuidagi, nad ise tulevad ja näitavad sulle. Ma ei tea, vanasti ma ei märganud seda, aga praegu on nii, et loodust nagu tahaks tulla aknast uksest sisse. Sa ütled, et loodus tahab aknast uksest sisse tulla ja mu üks kass. Mul on siis tänasest Starlinki ühendus ehk ma olen siin elanud maal nüüd 9,5 aastat ja iga päev on selline ühendus on selline frustratsiooni tekitav, et ta on ja siis ei ole, siis ta tegelikult väga ei ole. Ja täna on siis esimest korda hankisin endale Starlinki satelliidiühenduse ja praegu ta mul akna vahelt niimoodi juhe jookseb. Sihuke esimene testpäev on ja just kui sa seda ütlesid, mul üks kass meeleheitlikult püüab sealt irvakilt aknast sisse saada. Nii et puudus tungibki otseselt aknast sisse praegu. jah, aga me rääkisimegi sellest põnevast teemast ja mina küsisin Eveliine käest, et mida temale tähendab uus reaalsus. Ja sinna me jõudsimegi sellest, et minu jaoks täna siis on ka natukene uus reaalsus. Ma siis kogen ja testin seda oma uut reaalsust. Ja, ja ma mõtlesin, näide on niisugune, kui Lagle esitas küsimuse, et jah, mida ma siis, kuidas mina tajun nagu või mis ma sellest nagu, kuidas ma mõtlen uuest reaalsusest, siis mul tuli selline näide nagu võttes sedasama nagu internetiühenduse või kui on ka vaata mingid wifi ühendused või mingid seadmed omavahel püüavad nagu ühendust saada või signaali, siis ka kogu aeg nagu sa skänneerid ja otsid neid nagu ühenduskohti ja seda tugevust ja seda. Ja mul lõi nagu pildi ette, et see on nagu meie aju, et kui ta on harjunud ühtemoodi funktsioneerima või nagu, et see igapäevane reaalsus on nagu teatavat laadi, näiteks noh, 9,5 aastat minu kodune reaalsus oli see, et kogu aeg, kas on internetti, kas ei ole, kas on levi mobiilil või ei ole, kas on üks pulk, kas on 1,5 pulka, kas on niisugune veniv või vähem veniv või katkendlik. Ja siis ma täna nii-öelda nagu luban endal tajuda seda uut reaalsust, et ongi levi. Ongi Ja levi, aga seda mis nagu see tähendab, et on levi, ongi, mis see sinu jaoks on? see ongi see, et kuidagi noh, kui ma mõtlen, mis see võib olla, mis iganes teema puhul on ju, et ma tunnen, et mu närvisüsteem nagu rahuneb. Minusse tuleb nagu see kindlus ja teadmine, et asi on lahendatud, asi on stabiilne. Enam ei ole seda pidevat frustratsiooni allikat või pidevat küsimust nagu peas, et kas on või ei ole. Ehk ma mõtlen samamoodi, vaata ju, kui on nagu noh, hea näide on sellised konfliktsed suhted, lähisuhted, noh, sihuke, kus sa peadki olema, elama ühes ruumis inimesega, kellel võib-olla vahel, kellega noh, nagu tekivad siuksed pingehetked ja siis on ka, sa testid või nagu see traumeeritud aju õpib nagu testima, et mis Valvel olema emotsionaalne kogu aeg ja kontrollima. ja mis see emotsionaalne vaimne temperatuur on parasjagu, kas ta on kõrge, madal, neutraalne, kus ta siin on. Et samamoodi nagu minu aju täna, ma ei ole eriti midagi teinud, lihtsalt lasen tajuda endale, et nüüd on nii. Aga Eveliine, mis sa arvad, kas see on ajupuhkus, ajulaiskus?
see on hea küsimus. see, Kusjuures ja enne kui ma lasen sul rääkida, mul on kohe siit hea mõte, et ma viimased kuud olen ka tajunud, et tavaliselt mul on selline aju, mis ajab üks diskussioon ajab teist taga või üks nagu sisemine lahing või ajab teist taga ja viimased kuud on nagu vaikus. Ja siis ma mõtlen ka, et kas ongi niimoodi, et nagu ühtegi mõtet peas ei ole ja see on normaalne ja see ongi nagu normaalsus. Ehk mul tekkiski vahepeal tunne, et kas see on nagu see, et ma olen laisk või ma olen lolliks jäänud või ongi lihtsalt see, et mingid asjad ongi lahenenud ja ongi rahu. Et kuidas sina seda mõistad või oled kogenud või tajud või? tead see, kui sa hakkasid rääkima sellest, et aju nagu puhkab, et enam ei ole nagu ajus sellist rööprähklemist ja õudsat sellist madinat, siis mul meenus see, et kunagi väga-väga ammu, siis kui mu elamistingimused paranesid ja esimene hetk, kui ma läksin, oli tuppa, oli vau. Ja kui kiiresti aju võttis selle omaks, selle uue reaalsuse, uue selle ja kui rahulik ja puhanud, et sul mõnusalt vesi jookseb ja on soe ja sa ei pea muretsema ja nii edasi. Ja tõepoolest ma tundsin täpselt sama sellist asja ja ma olin hämmastunud, kui kiiresti inimene võtab omaks seda, mis annab talle sellise hea asja, hea tunde ja see hea olemine, et sellega nii kiiresti harjud, et see, ma ei arva, et see nüüd on midagi nagu nii tohutult uus reaalsus, aga ta võib-olla on see uus norm, aga normaalsus siis või? Aga jah, et sinu juttu kuulates mul tekkis see, et see vist on inimolemuses, et väga kergesti ja kiirelt võtta omaks ja saad sellise kerge tunde, et lõpeb see võitlus seal ajus. Ehk see kohanemine, kiire kohanemine või ka see, see Heaga. lõdvestamine. Ja see on seesama, et kui see hirmu mandel seal on ju, või seal saab selle signaali kätte, et nüüd rahune maha. Pole enam. Pole enam seda triggerit, seda päästikut ei ole, nüüd on chill. Aga vaata, see ongi, aga vaata, siis on ju alati niimoodi, et kuna aju on harjunud, nagu vaata need neuroühendused kogu aeg on harjunud ühtemoodi liikuma, siis järsku pole vaja enam. Et siis kas on niimoodi, on ju, et nüüd on nagu kaks eri reaktsiooni, et ühelt poolt me harjume, kohaneme hästi kiiresti, oleme võimelised kohanema, on ju, uue olukorra. Aga siis mingi aja pärast hakkab nagu mingi asi hakkab testima, et kas see on püsiv. Kas see on püsiv, vaata ka see, et mingi aja pärast tuleb see, et kas see vana tuleb tagasi, kas see vana reaalsus tuleb tagasi. Ma mõtlen näiteks rahalise sissetulekuga, on ju, et kui on samamoodi on nagu niimoodi elad selle piiri peal, on ju, et kas nüüd kuu lõpus on raha või mitte. Ja siis, kui nagu olukord paraneb, siis on samamoodi aju testib, et kas see nüüd jääb püsima. Just see sõna, et kas ta jääb püsima. Aga vaata, see on väga hea koht. Ühest küljest see on see, et sa nagu parandad enda jaoks midagi, aga teisest küljest sa nagu, see jutust tuli praegu välja, nagu sa poogiks endale juurde mingisuguseid kontrollmehhanisme, sest sul on hirm, kas see jääbki niimoodi. Ja kui see hirm juurde tuleb, no siis ei ole mõtet ju nagu oma tingimusi üldse parandadagi. No on ju niimoodi ju. Mul tuli meelde kohe see, vaata ma eelmine õppeaasta, kui võtta on ju see septembrist maini, siis ma läbisin on ju selle traumateraapia baaskursuse, selle kehameele traumateraapia. Ja seal hästi mulle meeldis, kus ta rääkis, üks on see on ju, et see mandelkeha meil selle ja kõik see amüktala, need seal nagu need hirmureaktsioonid algatavad, kogu selle keha, selle närvisüst, kogu see võrgustik on ju, kuidas see signaal läbi meie keha käib ja mis kõik käivitub. Ja siis ta rääkis, et see ei ole ainult üks see,
et ühe korra, kui ta saab selle signaali kätte, et nüüd on kõik, et siis kõik ahah, rahuneb maha, vaid see on nagu see, et ta käib veel edasi nii kaua, kuni ta nagu maha käib ennast lõpuks, et kui enam seda nii-öelda seda laengut ei olegi, vaata. sa arvad, et sest sa kurnad ta nii ära, et enam ei ole laengut, aga vastupidi, see ei ole see kurnamine, aga ta on niimoodi, et ta kogu aeg mõnda aega ta veel tšekib, vaata, mm, et kas on päris, et seda uut nagu laksu ei tule, vaata. Et ongi, et aga kas tead, see rahu jääb püsima, vaata. ma olen mõelnud, et see on natukene seotud ka sellesama küsimusega, ma kunagi hästi mõtlesin selle peale, on, et inimene tahab saada garantiid. Ja see, et kui sa oled parandanud midagi, mingeid tingimusi nüüd, nagu me tõime siin neid näiteid, et kas ma saan sellega kaasa ka garantii, et enam ei tule. Ja just see garantii ja tegelikult see on õppida lahti laskma, usaldama ja kui vaja, siis on vaja ka kukkuda. Aga see usaldus ja lahti laskmine ja kontrollist lahti laskmine ja miks mul see tuli praegu nii hästi meelde, et see ei ole mitte, et ma lahmin mingit teooriat, aga ma käisin just paar päeva tagasi vaatamas nüüd seda, mis jookseb, see Odüsseia film. ja, ja see on ju tegelikult mütoloogiast, kuidasmoodi see inimese võitlus iseenda, noh, arhetüüpselt oma kuningriiki tagasi jõudmine on ju. Ja täpselt samuti sa jõuad sinna tagasi, kui sa lõpetad selle kontrollimise ja usaldad. Et ja lõpetad võitlemise, on ju. ja sa ei saa elult, sa ei saa mitte kuskilt neid garantiisid ju. Et see ja sa jäädki muidu võitlema, aga sa pead lihtsalt usaldama. Aga Aga tead, aga okei, sa tahtsid selle kohta midagi lisada, aga ma tuletan meelde seda, et me tegelikult tahtsime rääkida sellest uuest reaalsusest ja, aga ja ja ma ja ma tahtsin vaata selle interneti koha pealt, ma tahaks sinna tagasi jõuda, sest paar päeva tagasi mul oli just väga hea ja äge vestlus, mis puudutab samuti seda internetti ja seda väga kaasaegset moodsat maailma. mm-hmm. Aga lisa see lause ära, ma vabandan, et ma segasin vahele, aga ma tõin meid tagasi alguse juurde. ma tahtsin lihtsalt selle lingi teha, et noh, et aga mis annab meile lähisuhetes garantii, et see nii-öelda see uus reaalsus jääb püsima või et see noh, kui on ka lähisuhetes vaata mingi muutus tehtud, on ju. noh, muudame ennast, muudame oma reaktsioone, muutume järjest nagu tegeleme endaga, muutume nagu teadlikumaks omaenda ka nendest emotsionaalsetest väljapuusetest või käitumismallidest, mis võib-olla endale ja teistele haiget teevad ja kui me sellele jaole saame ja midagi muudame, et siis kuidas garanteerida, et see muutus jääb püsima ja ka nii-öelda nagu lähisuhtes see muutus jääb püsima. aga kas sa tahad saada garantiisid? Ütle, mida see garantii sulle annab? Mida ta annab? Ta annab selle, et sa tahad kontrollida oma suhet, sa tahad kontrollida partnerit, sa tahad kõike kontrollida, sa oled hulluks. Mida see garantii annab? Sest lõppude lõpuks on igal inimesel vaba valik otsustada ja iga inimese hing tahab olla vaba oma otsustes. Ma ei saa teiselt garantiisid nõuda, mida see mulle annab. Mina olen seda kogenud, et minu elu on korra juba niimoodi läinud. No mismoodi saab keegi mulle mingit garantiid anda, sellepärast et öö, elu on elamiseks ja kui sa mingis hetkes ütled selle, aga vaata, kui me toome nüüd siia selle mina arengu ja kõik selle sisse, me mingil hetkel ei ole need inimesed enam. Et loomulikult ma ei räägi seda sellepärast, et igaüks lendabki nagu lihtsalt ühe päeva liblikas laiali, mitte see on juba liialdus ja ma ei räägi üldse sellest, aga, aga see on nagu väikese lapsega vaata, mis me oleme ju ka hästi palju arutanud, et kui sa talle kogu aeg ütled, ära mine, ära tee, ta just tahabki ju minna, aga lase lahti, ära kontrolli ja tegelikult vaata, mis siis su ellu tuleb.
ma võib-olla isegi minul mõte liigub sinna, mul praegu hästi huvitavalt, kuna ma hästi palju tegelen viimastel kuudel oma kodu renoveerimisega hästi aktiivselt, mis samamoodi on kõik nagu pidurdatud olnud ja nüüd järsku kõik läheb lahti. Ja siis vaata, on erinevatel toodetel antakse ikka, kes annab sulle 7 aastat garantiid, kes annab 5 aastat garantiid. Ja mu peas toimus praegu nagu see mõte, et noh, üks, mida meie regressiooniteraapias ka ju kogeme ja näeme, on see, et noh, et need teraapia hetked või siis ka perekonstellatsioonis, need lähevad nii sügavale ja kui nad puudutavad midagi nii sügavamalt, siis nad muudavad midagi nagu jäädavat. jah, ja, ja me tajumegi, et noh, et mingil hetkel, kui me tajume ise ja teised peegeldavad, et kuule, sa oled muutunud, sinus on midagi nii teistmoodi, onju, et sinus on see ära kadunud ja asemele on tulnud see, et siis ka noh, praegu mulle endal nagu tuli sihuke, et aga kas me teraapias anname ka garantiid, noh, et a la noh, sihuke natuke poolnaljaga, et noh, et tuled läbi neliku, anname sulle 7 aasta garantiid, et või noh, elu lõpuni garantiid, et see vana teema ei tule tagasi. no mul lihtsalt tekkisid need seosed on ju, et tegelikult ju noh, ka kliendina me tahame, kui me ostame mingit teenust või toodet või ka teraapiat, me tahame ju tegelikult olla kindlad, et ma saan lahenduse, mis toimib ja mis mhm, jääb püsima. mhm. Et kuidas me nii-öelda terapeudina, me ei saa ju tegelikult, kas me saame või ei saa tegelikult seda tagada? Mis sa arvad? Tead, mina ei ole ühelegi garantiilepingule kunagi alla kirjutanud ja ma elus ei ole seda mitte kunagi uskunud ka. et, aga ma pigem olen mõelnud, see garantii teemat ma olen mõelnud, aga see on, et ma tahan saada pigem garantiid, kui ma oma elust mõtlen, et ma ei langeks tagasi sinna võib-olla. Ja kui sa nüüd küsid, et kas me terapeutidena anname garantii, siis ma arvan, et võib-olla teraapia point on hoopiski see, et me nagu just aitame lahti mõtestada, et mida see garantii ei anna sulle ju mitte midagi. Noh, see garantii, sa tahad, et seesama suhe ei korduks ja nii edasi. Sa töötadki sellega, et nendest asjadest läbi minna, et sa jõuad nagu uuele paradigmale siis või? Et, jah, et ja just see uus paradigma, see uus reaalsus, see jaa, uus see on täiesti uus baas. reaalsus ja, ja see on nagu, võtame siis, et sa no selle teraapia eesmärk on just, et sind viia nagu uuele teadvuse tasandile. Sa ei ole võrdne enam sellega ja sa ei saa võrrelda ennast sellega, et mul ei viska nagu praegu paremat selgitust, aga mina näen, et see on nagu regressiooniteraapia point, inimese teadvust laiendada ja viia teda edasi sealt, et ta selles ei oleks kinni nõuda garantiid, et ta ei ehk julge, seesama, jah, see ehk julgus seesama, tegelikult. just see julgus võtta vastu see uus mina või see uus olemise viis on ju, uus ühendus iseendaga ja samal sinna automaatselt noh, peab juurde käima või käib juurde see vana oleku olemisviisi lahtilaskmine, et kui seda lahtilaskmist ei toimu, siis ka see uus viis ei pruugi jääda püsima, siis noh, hakkab võib-olla mingil hetkel konkureerima see uus vana onju, et kumb siis jääb nagu peale. ma mõtlen seda, mul alles hiljuti oli üks noh, klient, kes tuli noh, vaata hästi tihti me võime ka kuulda teraapiaruumis või nõustamisruumis seda, et ma olen endaga nii palju tööd teinud, onju, ma olen endaga nii palju tööd teinud. ma vahetasin seda elukohta, noh, partnerit, kõike seda vahetasin ja Mhm. ikka seesama muster tuleb tagasi. vahet ei ole, mida ma teen, ikka seesama nii-öelda nagu mingi sarnane konflikt tuleb mulle ikka tagasi läbi teiste inimeste, läbi teiste olukordade, et ta justkui nagu jälitab mind, vaata. tead, et ja,
aga tead, mis mina olen siin öelnud, mis iseloomustab seda situatsiooni, mida sa praegu kirjeldad? Ma olen mõelnud seda, et kui sa ei lahenda enda sees seda mustrit ära, kui sa ei leia kui sa ei tule selle peale, sa eirad seda mustrit, et siis on näiteks see, et mida ma olen, nagu sa ütlesid, et tuleb seesama suhe tagasi ja nii edasi. Et ma ükskord viskasin välja lause ja see tuli niimoodi spontaanselt, aga pärast hakkasin mõtlema, et sellel on jumalast tõsi taga ja see on jumalast õige lause. Sa oledki senikaua nagu abielus või suhtes selle ühe inimesega kogu aeg, sellepärast et sa valid seda ühte sama tuttavlikku suhet kogu aeg. Et vaata, me uuesti. lubame ja et me räägime sellest kaassõltuvuse teemast ükskord, et kuni sa sellest sõltuvusest pole ennast läbi närinud, sa võid neid mehi või naisi vahetada, aga sul on nad kõik ühed. Sul ei muutu midagi, võib minna ainult tugevamaks ja hullemaks, aga noh, sa ikka ei läbi näri, arvad, et oh, võtad järgmise ja kõik kordub jälle. Et tegelikult on vaja nagu sealt läbi näha ja see paradigma muutus teha. Ma ei tea, palju meil aega lõpuni veel on, aga kas ma tooksin ühe näite, sellesama näite, et näiteks üks, mis minuga juhtus, noh, aastaid on ju, vahet ei ole, kas läksin uue terapeudi juurde, läksin täiesti uue meetodit valdava terapeudi juurde, siis ikka ühel hetkel oli niimoodi, et terapeut vaatab mulle juba kannatamatult nagu otsa, ütleb, et noh, ja siis, kui ta lõpuks nagu enam ei suutnud suud kinni hoida, siis noh, tuli välja see, et noh, sa päästad oma ema, onju, see on ema päästmismuster, ma tean juba 20 aastat, et see on ema päästmismuster. No ja siis noh, et üks on see, et me teame seda, aga teine on see, et või noh, me võib-olla hakseldamegi nagu üksipulgi läbi, nagu teoorias läbi, noh, nagu analüüsime läbi, tunneme läbi, aga alati, noh, kui midagi, mingi osa tööst jääb veel tegemata või see on ka vaata see kihtidena on ju, et ka need erinevad kehad, mentaalkeha, vaimne keha, energeetiline keha, noh, füüsiline keha, kõik need vajavad nagu oma meetodit, oma aega, et mingi sügav teema läbi töötada, onju. Ja siis näiteks eile sain ma lõpuks kahelt inimeselt korraga nagu tagasiside, et ka minus on midagi muutunud, et ma kohtumise ajal nagu naeratasin kogu aeg või noh, nagu hästi tihti, mida ma tavaliselt ei ole teinud, onju. ja me rääkisime üks töötuba, kus ma alles hiljuti käisin ja seal me nagu perekonstellatsiooni lühiharjutustega, hästi põnevaid harjutusi oli erinevaid. seal oli, käsitlesime polaarsusi ja ühe viimase harjutuse käigus ma sain lõpuks ometi rääkida oma emaga taas, mida ma olen nagu nii väga vajanud ja tavaliselt kuidagi juhatatakse kuidagi sealt hästi kiirelt mööda nagu. aga mul oli lõpuks ometi võimalus temaga taas rääkida, noh, läbi esindaja ja mingid asjad nagu südamest välja öelda, mis mind on noh, nagu aastaid nagu ikkagi veel hinges olnud. ja siis ma sellele esindajale kohe nagu ütlesin, et küsisin, et kas ta on valmis olema mu ema esindaja ja kõikide nende naiste, kes on nagu ema asendanud. ja ta ütles, et noh, seda on palju. ma ütlesin, et ja on palju, aga ta õnneks suutis olla, noh, avada endas kõik selle ja selle rolli nagu välja kanda ja selle vestluse tulemusena midagi nii palju muutus, et ma tundsin, et noh, nii-öelda siis minu ema mingi osa minu ema energiast. ma nägingi noh, vaimusilmaga, kuidas ta läks sinna ülesse ja noh, kes kuidas seda nagu kujutab, onju, aga mina nägin oma uskumuste põhiselt, et oligi nagu mingi kiht, noh, nagu maakera ümber on need erinevad, need osoonikihid onju, need atmosfäärikihid, need erinevad ja nii-öelda selles vaimse energia, seda arhetüüpide kihti nägin. ja ma nägin, kuidas ta läkski sinna nagu arhetüübi, see energia läks sinna arhetüübide maailma, sinna kihti ja võttis seal nagu ema arhetüübi rolli sisse või koha. ja tema sai koha, mina sain kuidagi nagu rahu ja peale seda on, noh, midagi on nagu nii kardinaalselt muutunud. et
noh, ma ei tea, kas ma enam päästan ema või emasiid, noh, no tahad vahet ei sa ole. päästa teda või? ei, las päästab ise ennast noh, seekord. noh. Hakka temal ennast ise päästa, jah, mis iganes ta igal on, mis iganes. inimesel on õigus seda ise teha. Täpselt, igal inimesel on õigus ise ennast päästa. Ja võimalus. Just. Ja vaata, see ongi see, kuidas me saame aru, et minu paradigma on nagu lõplikult muutunud, on ju, et ta ei ole lihtsalt mentaalselt muutunud, vaid kogu nagu olemusega olen ma selle uue paradigma, uue reaalsuse vastu võtnud, on ju. Et ta võib-olla ei tulegi nagu kohe, vaid ta ehitab ennast, kuni ta ühel päeval lihtsalt on nähtav ja kohal. mingil hetkel ma olen ise mõelnud, et ta nagu, ma ei saa öelda ka, et see on liikumine, see on selle uue ja vana vahel niimoodi Kõik kolksumine ja tolksumine ja kuni lõpuks see uus hakkab nii tõmbama, et sa unustad sinna vanasse minna ja siis sa tahadki juba lõpuks seal uues olla. Ja mis mina olen aru saanud, kõige põnevam asi selle asja juures on see, et ja siis, kui sa vaatad seda vana nagu kõrvalt tagasi, siis mõtled, et issa, kuidas ma nii sain olla ja miks ma nii 10 küünega sellest identiteedist kinni hoidsin. Ja see on tegelikult uskumatu kergendus, kui selline laks käib ära, et sa saad aru, et sa oled nii selles identiteedis kinni hoidnud, nii selles päästmises, nii selles valus, sest sa ennast identifitseerid, sa tunned ennast sellena ja kui sa selle kaotad, siis on selline tunne, nagu sa reedaksid mingit asja ja sa ei saa sellest lahti lasta. Ja eks tegelikult vaata sinu jutust üks asi tuli välja, et see lahtilaskmine võib toimuda, et sa saad teha seda, milleks sa valmis oled ühes just, hetkes. Aga just teine asi, mis ma ka olen mõelnud, on ikkagi väga tähtis, on terapeudi väljaõpe, terapeudi kompetentsus siin. Sellepärast, et mõnda asja võidki jääda ümber kass nagu pudru käima, aga tuleb terapeut, kelle eesmärk on, et ta peab saama naelapea pihta. peab selle putru ära saama süüa. Ei, no mitte, et peab aga ta ongi nagu, mina nimetan seda, et see on nagu, mulle endale on see hästi inspireeriv, et ma olen nagu see kütt, et see, mitte ma ei lähe sellest põlema, aga see on, ma tunnen, et ma sellega austan kliendi aega, enda aega ja tema usaldust, et ta tuleb minu juurde. Ma korraks mõtlesin ka, tekkis mul vaadates kuidagi meie seda, me oleme ka ju kaks eri reaalsust natuke nagu kõrvuti on ju. Ja kuule, ütle, nagu ma küsin vahepeal, kas ma olen täitsa pimeduses, ma peaks tule põlema panema. ma ei tea, sul vahepeal näo peale läks, aga võib-olla teeme selle, äkki võib-olla tuleb siit veel järg, et las praegu olla äkki niimoodi. Ja meil saab varsti muideks aeg otsa. Äkki ma toon siia selle näite veel, et minu arust tulevad nagu kolmes erinevas faasis kliendid nagu meie juurde. Ühed on need, kes on täiega seal vanas kinni ja noh, nad teavad, et nad tahavad sealt ära, aga nad ei oska, nad ei tea ega ei oska ega suuda nagu liikuma saada, siis nad vajavad abi, et hakata liikuma. Siis minu arust et noh, ja siis on tohutu vastik olla, on ju, kinni. Ja siis on need, vaata, need, kes on seal, ongi üks jalg ühes ja teine teises ja seal nagu kahe maailma vahel justkui nagu kinni jäänud, on ju. Ja seal on nagu segadust, on ju, et vana enam ei kehti, uus ei toimi. Noh, mis ma siis teen, on ju, kuidas nagu kinni seal kahe vahel, on ju. Kahe maailma vahel. Täpselt. Ja siis on need, kes ongi teinud nagu tohutut tööd, on ju, ja nad vajavad võib-olla seda viimast,
seda viimast lükket, seda viimast nagu lipsukest sinna peale või viimast seda nõelatõrget või noh, selle viimase pinnu väljavõtmist või noh, jah, seda viimast, jah. mis On küll, et toob need ei ole rahu. kunagi sellised, et nüüd on vot täpselt nii, et seda ei saa kunagi võtta, sest minu, ma olen alati öelnud, et inimene oma selle teemaga on lihtsalt nii unikaalne ja me oleksime jumalad maas, kui me jumalad maa peal kui, kui me ütleme, et vot raudselt nii, raudselt nii, raudselt nii. Et siis ma ei tea, siis poleks võib-olla inimesi maa pealgi või? Vaata, nüüd sa lähed kohe vaata sinna looja arhetüübi kallale, vot see on ka teema, vaata onju. ma tahan valgust luua oma tuppa praegu ma tunnen, ma tunnen nii kahju, et õues hakkas päike loojuma või ei, ta ongi ära loojunud, natukene ma näen seal ühe pilve juures on õrnalt. Kas kuidas uduga praegu on sul seal tead, akna see taga? udu on jõudnud mul täiesti siia terrassi peale ja ta on mul akna teinud. näita seda udu ka meile, et vaata. vaata, hullult ilus on praegu, ta on nii müstiline, nii armas. tõesti hästi ilus. No nii, aga kuidas sina siis selle uue reaalsuse teema või mõtte täna kokku võtaksid? Kuidas ma kokku võtaksin? Oi, ja me jõudsimegi tegelikult minu sellise 2-3 viimase päeva lemmiku juurde, uus reaalsus, uus paradigma. me jõudsimegi vaata sellest rääkida, et see on see vanast identiteedist lahti, vabalt, vabatahtlikult lahti laskmine ja iseenda märkamine ja jõudmine uuele paradigmale. mul tuleb isegi niisugune sõna nagu lahti ühendamine, nagu iseenda sees nende viimaste nagu ongi juhtlõngade, nende niidiotste, nende ühenduste nagu lahti ühendamine. tead, nad mitte ei saa ühenda, võib-olla minu jaoks isegi ma ei pea seal midagi tegema. Nad nagu, nad lasevad lahti sellepärast, et neil ei ole vaja enam sind. sa ei vaja neid, sul ei ole vaja enda määratlemiseks neid kõrvalasju, neid sõltuvuslikke suhteid või kõik see, mis me siin rääkisime. sa lihtsalt ei, no sul ei ole vaja neid, vaata, kui sa juba hakkad ise lahti sõlmitsema, siis sa teeksid nagu seda juba füüsiliselt, aga sa ei vaja neid enam ja nad lihtsalt lasevad ise lahti ja lähevad. ja see tuletab, ehk siis sa oled lubamises on ju, et see tuletab meelde mingi asi, kuhu ma iseendas nagu taipamisele jõudsin 10-11 aastat tagasi, ongi see, et kui sa hakkad tegema nagu neid asju, mis sulle päriselt meeldivad, mida sa tahad teha, mida on hea teha, mis on sinu nagu tugev huviala ja keskendud neile ja teed neid, siis sul ei jäägi enam aega tegeleda nende asjadega, mis on need sõltuvust tekitavad või ennast kahjustavad tegevused, sul lihtsalt ei jää enam aega ja energiat nende jaoks. jah. aga me peame uuesti kokku saama, sellepärast et see, miks me üldse kokku tulime, internetist hakkasime rääkima, siis jäi minu lugu üldse rääkimata veel ja tõmbame siis praegu otsad kokku ja jah, tõmbame siin hetkel praegu otsad kokku ja igal juhul oli rõõm ära testida sinu see, mis ta on, taldrik ja Starman. jah, Starlink et see on nüüd ära testitud ja nüüd kõik, kes meid kuulavad ja näevad, nägid ka nüüd sinu näo ära. et Eveliine näitab ennast, vot tema on nüüd selline ja kuna täna oli uue reaalsuse teema siin praegu hetkel, et kui te ise olete vaatajad kogenud endas seda, et nüüd on see, vot see on nüüd minu uus reaalsus,
siis võite julgelt meile kirjutada, kas kommentaaridesse või saata kirja või mingil muul moel meile märku anda oma uue reaalsuse kogemustest, kuidas see oli, kuidas seda vastu võtta oli ja millised, kas takistused või kuidas te sinna üldse jõudsite oma uude reaalsusesse väga super. ja ka jäi püsima. jah, jah. Kohtumiseni. tšau. nii.